Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas siis Google'i arvutustabelis teha diagramme. Ja teeme neid diagramme nüüd jälle siis selle liigendtabeli või pivot-tabeli abil. Ja tuletan kõigepealt meelde, et kuidas selle pivot-tabeli sai, et kui te nüüd ei ole seda enne teinud, siis eks ole valite välja need andmehulgad, mille põhjal te tahate, et see juhtuks. Nii, vaatame, et siin kõik saab valitud, siis tuli valida sisesta, liigendtabel, uus leht, loo. Ja nüüd siis pidin valima, et read, näiteks valin klassi, võtame siis veergude väärtuseks näiteks selle, et kas oled kuulnud meenutamisest midagi ja väärtuste alla siis paneme täpselt sama asja selle meenutamise. Nii. Ja nüüd siis saime tabeli, kus me siis näeme, et mitu õpilast on siis kuulnud meenutamise kohta esimeses klassis ja mitu on teises. Ja mida ma siis selle tabeliga teen, ma siis kopeerin ta siit niimoodi ära, teeme jälle siis plussi alt uue lehe ja mäletate, siis tuli kleepida ainult väärtused, et siis midagi ei muutu, et kleebi ainult väärtused ja siis on mul siin olemas näiteks. Ja ma võin siis siia peale kirjutada, kuna siin on ainult jah, kas oled kuulnud, siis paneme siia pealkirjaks näiteks meenutamine ja ma näitan teile nüüd, kui ma näiteks nüüd siia tahaksin panna siis hajutamine. Nii, kustutame selle osa siit ära. Et nüüd ma tean, et meenutamises oli siis esimeses klassis 26 õpilast teadis, teises 36. Lähen uuesti siia pivot-tabeli peale. Klassi jätan samaks, aga kustutame ära nüüd siis veerud ja väärtused. Ja võtame siis väärtuste veergude asemel uuesti lisa ja nüüd võtame siis hajutamine. Ja siis väärtustes võtame siis ka hajutamine. Nii. Ja nüüd mind huvitab ainult see jah, et mind rohkem tegelikult ei huvitagi. Ja see tähendab, et mind huvitab siis see veerg siin, ma võin ka veergude kaupa. Control copy, nii läheme uuesti siia lehe peale. Ja nüüd siis muuda ja kleebi teisiti, kleebi ainult väärtused. Nii, nüüd läks natukene valesti, lähme siis võtame sammu tagasi. Nii, oleme siis siin hajutamise peal praegu, muuda, kleebi teisiti, ainult väärtused, nii olemas. Ja nüüd ma näen, et muudame sellega hajutamine. Ja niimoodi ma saaksin siis siia lisada veel neid erinevaid osasid. Ja tabeli korrastamist ma näitasin. Aga nüüd siis, kuidas siis teha sellest diagrammi? Et kui ma tahan teha diagrammi, mul on siin nendest tabelitest kõigist te saate teha diagrammi, nii et kui teil on mingisugused valmis tabelid ka, näiteks võtame selle sama, siis see diagrammi tegemine käib niimoodi, et ma valin siis välja, mida ma võtame korra sammu tagasi ja valime uuesti, nii, lohistame üle, millest ma tahan diagrammi teha, sisesta ja nüüd siis ma võtan diagramm. Ja ta juba ise pakub mulle, et missugust diagrammi siis võiks teha ja nüüd ta pakkuski mulle nüüd niimoodi, et mul on siis klassid esimene, teine ja kokku. Nii, ja kui ma nüüd sellel diagrammil tahan midagi muuta, see tähendab näiteks, et minul oligi siis see, et kas oled vaadanud koomikseid. Nii, siis kui ma tahan siit seda pealkirja muuta, ma lähen selle peale ja nüüd, kui ma hakkan kirjutama, siis nii, veel korra, et nii, et ta läheb tumedaks ja kas oled vaadanud ajaplaneerijas koomikseid. Nii, et saan selle ära muuta. Nii, nüüd kui näiteks see klass, mul siin seda ei ole vaja, kui ma lähen mingi osa peale, valin ta ära, vajutan delete, siis ta kaob ära. Ja näiteks siin on näiteks legend on siin üleval. Kui ma selle peal klõpsan, siis paremal pool mul tekib kohe nüüd selline võimalus midagi valida. Et näiteks mulle ei meeldi, et see siin üleval on. Ma panen näiteks niimoodi, et mulle meeldiks, et ta oleks näiteks kas siis paremal, siis tõstetakse legend paremale või siis paneme, et ta on alumine. Et selle saate ise valida, kus te tahate, et ta on. No ma jätan ta praegu siia paremale. Nii. Nüüd need tulbad, mis siin on, kui ma nüüd tulba peal klõpsan, vot siin oli see jah vastus, siis siin ma saan ka tegelikult näiteks, kui ma tahan, et jah oleks näiteks roheline. Nii, jah on näiteks roheline ja siis ma tahan, et oleksid ka juures andmesildid, see tähendab, et on näha mitu õpilast vastas, et et näete, nüüd ma saan kohe siit lugeda ilusti. Nii, siis ei oska öelda, see on mul praegu punane, lähen ta peale jälle,
täitevärvi valime nüüd näiteks, et mina tahan, et ta on hoopis oranž, ise valite oma värvid ja siis paneme siia ka andmesildid ja siis see ei, vot see ma tahan, et see oleks näiteks hoopis punane, nii. Hopp, paneme selle ja jälle lohistan natukene alla ja saan lisada ka andmesildid. Nii et kui ma kusagil klõpsan mingi osa peal, siis mul tegelikult kohe avatakse siin paremal nagu see, kus ma saan muuta. Et näete, lähen pealkirja peale, kohe saan muuta, eks ole, pealkirja. Samamoodi on mul ka siin võimalik valida fonti ja asja. Ja kui mul on nüüd siis see diagramm tehtud, siis täpselt samamoodi, nii nagu me tabeleid saime kopeerida, ma võtan sellest lihtsalt siis nii, võtame siit nii ja vaatan, et ta on välja valitud. Nii, võtame siit nupuribad jälle ka. Nii, valime ta ära, võtame siis muuda, kopeeri ja läheme nüüd oma dokumenti. Nii, mul on siin üks on juba kleebitud, aga ma kustutame selle ära, ma kleebin uue. Nii, ja kleebime selle siia siis muuda ja kleebi. Nii. Ja jälle küsitakse, kas lingiga, kui ma panen lingiga, siis kui ma kusagil muudatusi teen, need muutuvad siin ka. Ja nüüd mul on võimalik siis selle diagrammi kohta kirjutama hakata, et täpselt samamoodi, nii nagu sai tabeli kohta kirjutada, siis saab ka selle diagrammi kohta siis kirjeldada, et mida ma siin näen. Ja nii, et tegelikult see tabelite tegemine ja diagrammide tegemine ei ole üldse keeruline. Ma lähen korra selle lehe peale ka, mäletate meie meenutamine, ajutamine, et kui ma nüüd siit valin ära selle ja paneme uuesti sisesta ja diagramm, siis näete, tehakse mul ka kohe ilus selline diagramm ära ja mul ei ole mitte midagi muud vaja teha, kui hakata siis seda vormistama ja kleepima. Nii et katsetage. Diagrammid on minu meelest väga ilusad.